Signe, sina oled suurseminari üks peakorraldajatest ja astud ka ise lavale ning räägid teemal, miks sa valid selliseid mehi ehk mustritest. Ma arvan, et üks väga ühine joon või läbiv teema suhetes on see, et inimesed tunnevad, et nad kaotavad ennast sellesse suhtesse ära. Ja sageli lõpetavadki selle suhte selleks, et ennast uuesti leida. Jättes tähelepanuta selle, mida nad on loonud läbi selle suhte, et võib-olla see varasem mina peabki ära kaduma. Võib-olla see suhe selle jaoks ongi mõeldud, et meid uueks luua, tuua meis esile see uus külg. Kuna me kardame kõike uut, et siis me kardame sageli ka seda uut mina, kes selle suhte käigus võib-olla tekib. Ma olen ise olnud kõigis suhetes väga erinev. Mulle meeldivad suhted, mulle meeldib isegi suhtes olla, mulle meeldib jälgida neid samu mustreid või neid muutusi, mida suhted meis esile kutsuvad. Ja eks need minu valikud olegi tulnud kodust sellest, kuidas on käitunud mu isa, missugune on olnud suhtes isaga mu ema. Mina mäletan oma isa kui väga seltskondlikku ja rõõmsameelset ja heatujulist oma lapsepõlvest. Kuna ta on meremees, siis tal on alati olnud väga palju lugusid ja kuidas siis pidudel või seltskondades tema lood on alati tähelepanu keskmes. Ja eks see ole mõjutanud minu valikuid just selles suunas, et mees taluks tähelepanu, et ta võib-olla isegi armastaks tähelepanu, mille peale siis mõni võib-olla ütleks jah, et kui sa selliseid eneseimetlejaid valid, et siis sa ei saagi oodata, et nad sind ka imetleks.